sööd alles ju. Mis siis ma söön see sama ajal? Tere! Tere tulemast kuulama podcasti Mõjuaine! Hei! Meil siin podcastis oli paus siis jälle, sest et vahepeal meil tuli, mis meil tuli siis? Koka osa. Koka osa tuli jah, Koka saadet tegime jällegist. Seekord tegime Dubai šokolaadi. Ma söön oma pirni veitsin. Räägi sa vahepeal sellest šokolaadist. No huvitav kogemus oli jälle teha seda selles suhtes, et mina tegin esimest korda Ketlini juhendamisel. Ma kutsun teda Ketsiks. Aga noh, muidugi... Saar tuli silma kohe. Mida? Saar tuli. Et ma ei tea, tore oli. Ma mõtlesin, et ma teen endal klientidele ka siuksed pisikesed šokolaadikesed siis tänutäheks, kes on minuga olnud ja jäävad ka veel minuga. Nii et... Ehk siis mul on oodata Dubai šoksi või mina ei saa aru, et... Miks sa ei saa? Ma ei tea. Saad tiilid. Ei, saad ikka. Kõik saavad. Kuidas maitses siis see šokolaad? Ma kahetsen natukene, et ma ei võtnud ka tumedat šokolaadi, aga noh, ma ei osanud arvestada sellega, et see piimašokolaad ikkagi jääb päris siukseks magusaks kogu selle täidisega koos. Sellepärast, et see, mis mulle saadeti, ja see oli ka tehtud piimašokolaadiga, aga see šokolaadikiht oli seal hästi selline õhukene, et ta ei olnud nagu väga domineeriv. Aga jah, seekord ma ise panin nii paksult seda, ma nagu nii palju, kui ma videotest nägin, siis seal nagu voolas kõik see šokolaad ilusti, aga meil oli, ma ei tea, äkki jahe seal ruumis või kuidagi... Ma ei tea, ma ei julgenud seda šokolaadi väga seal hakata kuskile valama ka, pärast läheb kõik minema sealt pealt. Ega see šokolaad ei olnud nagu nii kuidagi voolav. Ei olnud, jah. Kui neil võib-olla oleks pidanud panema veits mingit kookosõli nendesse ka sisse. No võib-olla tõesti, aga noh, eks ma siis kodus saan edaspidi katsetada, vaadata, et kuidas see siis välja tuleb. Aga üritan jah natukene õhema selle šokolaadikihi teha. Ja ilmselt teen ikkagi tumeda šokolaadiga, mitte selle kõige tumedama, vaid pigem siukse lihtsalt tumeda. See 5-56% või mis see on. Ja ei, mulle ka, ma tegin esimese laari ka selle piima šokolaadiga ja see oli too much for me. See on nagu liiga magus. See oli jah. Sest et noh, ma mõtlengi, et head ma tegin, vaata need pisikesed, need paarid on ja et ühe sõid ära ja siis ma tundsid juba, et okei, midagi nagu võiks sinna kõrvale võtta. Jagasid laiali ka neid või? Jaa, ma sõitsin kohe peale seda lapsukese juurde ja siis vanemale vanaisale viisin ka proovida. Ja mis sa ütlesid? Et väga huvitav, sa küsisid nii palju küsimusi, mis seal sees on. See ei ole kõige parem. See on huvitav. Õnneks ei olnud nagu nii, et pigem nad olid meeldivalt üllatunud, et siukest asja mõtlesin, et no šokolaadi ma täiesti ise nullist teinud, et see oli ikkagi poe oma ja üles sulatatud, aga nad ütlesid, et see sisu on väga huvitav, selline teistmoodi ja siis nad hakkasidki küsima, et mis asi see on. Ma ütlesin, nimetasin mingit, ei ole kuulnud, mina ka ei olnud. Googlesid välja, mis see Kataifi on või? Kas see Milo Tainas ei ole või? Filo või? Või Milo või? Milo või? Filo. Ta on mingi Tainas. Ühesõnaga, jah, mingi asi on. Milo Tainast ma ei ole kuulnud. Filo on tuttav. Võib-olla. Aga võib-olla Milo ka olemas, ma ei tea. Ilmselt on ikka Filo, jah. See kõlab tuttavamalt. Ahah. No, minul oli esimene päev, kui ma seda Dubai šoksi tegin, oli põhimõtteliselt esimene päev, kui ma FitLapi kava hakkasin tegema. Ja siis läks kohe out the window lihtsalt. Sest et selles Dubai šokolaadis on räme palju kaloreid. No see pistaatsiakreem oli ka ju, seal oli 15% pistaatsiat, ma pärast vaatasin järgi, ülejäänud on ikkagi, no suhkur suht. Kalorid. Ja see tahiini on ka lihtsalt, ma ei tea, selles mingis 10 grammis on mingi tonn kalorit juba. Päriselt? Ei ole. See on exaggerated. Hakkasid ehmatama mind siin juba. Aga üsna suur kogus on seal küll. Ma loodan, ma seda pirni kontsu ei ole näha ka. Kui ma panen seda siia telefoni taha peitu. Ma arvan, ära muretse selle pärast. Kõht oli tühi, ma tõin otse ripsvetest. Jube uni tuli peale. Nüüd oleks seda Dubai šoksi vaja. Tõmbaks siukse suhkrupaugu peale. Paad lihtsalt. No ja ma olin ka nii väsinud, et ennem sinu tulekut tegin tööl väikse siukse power napi ka, siuke 15 minutit. Siis ärkasid üles, kui ma lasin kella alt või? Ei, üks naine käis veel seal mingitel oodatel järgi. Okay. Ajast su üles või? Ei, ma
ärkasin ennem seda. aga sul oli nii pikk paus või? Mul oli tunnike, jah. Täpselt mahutab siuke 15 minutit powernapi vahel ära. No me tahtsime podcasti teha tunnikese varem, aga siis lükkus edasi, mul ei olnud mõtet sind ka nii vara võtta, mis me läksime siis veel mingi tund aega lihtsalt näppu imen. söömas käinud, oleks olnud hea mõte tegelikult. Aga jah, siis oli nii. Mis head oled teinud? Oled sa käinud vahepeal kuskil söömas midagi huvitavat? Ma teen rohkem kodus. Vahepeal käisin Gingeris jälle, oma lemmik hiinakas tolm lendub. Nagu mina eelmine kord. Oih! Need on need enda tehtud küüned ka, vaata siis. Be careful. Lendama minema äkki. Varsti kuuled seda. Kliks. Just. Las ma arvan, mis sa võtsid sealt juustu küüslaugu naan või? Ei, ma ei võtnudki naani. Mida? Sest et ma olin nagu mingi, ma pean natuke vähem sööma. Mingi loll jutt on ju, aga ma võtsin seal riisi Jakobiga 2 peale ja siis võtsin Pekingi kana. Hea klassika. On küll, jah. Muidu ma söön nuudleid, aga seekord ma tahtsin midagi erilist. Eriline? Eriline kana? Pekingi kana? Pekingi. Royalty. Seda tehakse hiinakates hästi erinevalt ka, et see kaste on... Mõnes kohas on süke... Liiga ädikane. Ma ei tea, kas on liiga magus ka või süke, ma ei tea, ühesõnaga mingi kindlad kohad on, kus... Ma olen see Hiina poole austaja, aga Jakob näiteks on selle India toidu poole austaja, ehk siis tema tahab karrit alati saada. Mina ei ole väga karri fänn, mina paneks täiega neid magusaid kastmeid. Jah, mul peavad alati midagi vürtsikat olemas. Ma olen see vürtside fänn. Mul on nagu mingi vürts. Ma ütlen kogu aeg neile Gingeris, kas saaks selle asja ilma vürtsitest, neil on õnneks välja toodud, et kõike saab ilma vürtsikat ja siis ma nagu mingi, palun võtke kõik vürtsid ära, mis teil on seal, ma saaks lihtsalt maitset toitu saada. No mul näiteks sellistes kohtades ongi see, et ma alati palun, et mitte panna koriandrit. Ma lihtsalt, ma ei kannata seda maitset. See on kõige rõvedam asi maailmas, ma ei saa aru nagu. Mina ei mõista, kuidas keegi üldse seda tarbib, aga tarbitakse. Kusjuures rääkides sellest naanist on ju, ma äkki mingid nädalad tagasi tellisin koju seda hiinakat ja siis ma mõtlesin, et kas see võis olla äkki Friends restoran? Okay. Aga see on vist see koht, mis sulle väga ei meeldinud, aga üllatavalt hea oli, aga see naan oleks võinud olla, nagu võtsin juustu ja küüslaugu oma ja see peab olema siuke delish, vaata. Et kergelt nagu jäi ikkagi nagu maitsetuks, aga me üldiselt ei söö selliseid asju, siis käis ka. Kuidas sa saad valesti teha küüslaugu juustunaani nagu? See tundub kõige lihtsam nagu hukk, mille inimesi võtab, pane sitaks juustu ja sitaks küüslauku ja siis see on nagu mingi the best thing ever, sest see on kurdi sai ju. No tundub, et ma pean siis sulle mingi challenge'i tegema. Et mina teen ei, seda... Kuidas on nii raske seda teha? Ma ei taha ise teha seda. No nii, no eks paistab. Ja kusjuures tellisin ka seda Tom K suppi. Ma ei ole kunagi telli, ma olen alati ise teinud. Santa Marial on hästi hea see Tom K supipulber, nii et... Täpselt 0 korda ise teinud. Ühesõnaga. Tegelikult on mega easy. Ma ei söö ka seda. Aga ma tellisin selle sealt ja võis nagu rahule jääda küll, et võib-olla natuke kookosem kui minu tehtud, aga maitse veel ikka. Okay. Ja siis vahepeal siin käisin nädalavahetusel naistega väljas. Mitte minuga. Seekord mitte. Sa ka ei kutsu mind kuskil. Ma ei käi kusagil. Kusagil ikka. Aga jah, siis käisime uues restoranis Kuuma. Kus see lõpp kadus? Kuuma. Kuuma, jah. Ja seal oli 2 varianti, kas võtta siis nagu grilli osasse või hotpoti. Me võtsime grilli osa, et siis laua keskel oligi selline grillikene, alguses toodi meile nii-öelda siuksed nagu külmad snäkid, eeruad, asjad, et need sai nagu siis nende grillitavate asjade kõrvale ka nagu lisada. Ja ütleme niimoodi, et grill kärssas meil 3 korda ära, vahetati, aga jah, kuna kuidagi vahepeal sujuvalt läks grillimise osa minu peale üle, siis teised seal sõid, nautisid, ma mingi grillisin, ma ei saanudki väga vahepeal süüa, aga ma ise sõin mingit valge kala oli seal, ma ei mäletagi, mis asi see täpselt oli, aga see oli kõige parem nendest, et liha küpses mega kaua, aga
see on see lihavõlu. -hmm. Aga üldiselt võis vist selle kohaga jääda rahule küll. aga kuidas seal on see hinnastamine, kas sa maksad ette ära mingi ja siis sa saad need snäkid ja asjad või nagu bufee või? Seal ongi lihtsalt ühe inimese kohta on hind. Fikshind või? Jah. Palju see on siis? No, meil oli inimene 79. Ise pead veel praadima neid asju. Ei no tegelikult ütleme niimoodi, et need kogused olid päris suured, et tegelikult oleks võinud ka teha niimoodi, et me olime 4, me tegime siis niimoodi, et 2 võtsid liha ja 2 võtsid siis nagu mereannid. Ja meil jäi nii palju toitu üle, meil jäi nagu päriselt nii palju toitu üle, et ma oleks saanud 4 inimest veel ära toita. Mul ei oleks kunagi seda probleemi, et toitu jääb üle, ma arvan. No ma arvan, et mul ka võib-olla oleks olnud, aga kuidagi, hea seltskond oli ka ja siis jutustasime ja kuidagi ja natuke veini. Tähelepanu hajus ja siis, aga jah, ütleme niimoodi, et tore siuke kogemus oli, aga sinna vist rohkem tagasi ei lähe. Mulle kirjutati sinna Instagrami sõnumitesse ka, et mine Soome, et seal on sellised kohad palju odavamad. Aga kuna ma ei olnud käinud, ma olin ainult TikToki videotes kuskil näinud on ja tundus siuke huvitav asi, mida nagu proovida. Me käisime Tais siukses kohas, aga seal oli suht common'id need. Minu arust see oli äkki 500 bahti inimene, see oli bufee ja sa said kogu aeg käia juurde võtta endale kõike, mis sa tahtsid. Pluss seal oli veel eraldi sushilett, seal olid maiustused, seal olid niisama mingi friikaid ja asju sai võtta. Kõik oli selle ühe hinna sees. Joogid olid siis vist eraldi. Peakski välja guugeldama, palju see 500 bahti oli siis. See aasta me sinna poole ei lähe, aga mina isegi seal oleks uuesti läinud sinna. Kuigi ma sain rohkem seda sushit seal, kui küpsetsin endale midagi. No Soomes on ka hästi palju selliseid bufee nagu kohtasi, et ongi sushid ja hiinatoidud. See oli 14 eurot inimene. No. Terve bufee eest. No me oleme Eestis ju, siin on kõik kallis. 79 eurot ja sa pead ise veel valmis ka tegema oma toidu. That's a bit too much. Nojah, lõpparve oli. Kelli raha on? Young money! Käin korra aastas niimoodi väljas söömas ja siis mul raha on. Iga kuu panin 5 kõrge. Et saaks lihtsalt 79 sinna maksta. Aga seal joogid olid sees või need läksid eraldi või? Eraldi ikka. Ma ei tahagi seda lõpsummat öelda, mis mul läks. Jääb saladuseks või? See jääb seekord saladuseks. Kas see on 3-kohaline, 4-kohaline? No 3-kohaline ikka. See on õigelt pikk vahemaad, see 3-kohaline. Jah. Alla või üle 5 soti? Alla. No, raha on. Endiselt. No kõvasti alla ikka. Samal ajal mina teen kodus oma mingi FitLapi kava, lihtsalt üritan kaaluda ja mõõta kõik, et jumala eest ei läheks ka kuskile gramm üle midagi ja kaal läheb ainult kõrgemaks. Nagu kehakaal või? Jah, toidukaal. Sorry, ma pidin täpsustama. Ma ei viitsi isegi kaaluda enam nagu. See tundub mu jaoks juba, et enesepiinamine. Ma lihtsalt olen paks nii kaua edasi, kuni mul on raha, et minna ja see pekk ära lihtsalt lõigata. Sponsor, please. Võiks ju. No tundub, et sul vähemalt mingisugused võimalused võivad tulla sinnani. Ja. Mul ei taha keegi midagi pakkuda. Selles suhtes, et ma sain selle FitLapi 7 päeva tasuta, siis nad ise pakkusid seda mingi asja raames, seda 7 päeva. Ma mõtlesin, et no ma teen ära selle 7 päeva, on ju. Sa naersid praegu nii kõvasti, et sul on silmanurgas on pisar. Mul on see pisar terve aeg siin olnud. Okei. Tuleb välja rohkem, kui pole ära. Okei, väga hea. Ma räägin, võttis silma pärjaks ennem. Ma ei tea, see silm vesitseb lihtsalt praegu, ma ei tea, las ta vesitseb. Okei. Õnneks ei ole kaamera pool. Jumal tänatud. Aga ainuke asi, mis sealt FitLapist nagu on väga positiivne, on see, et ma saan sealt nagu uusi retsepte endale. Üks asi, mille peale ma ise ei oleks tulnud, on see, et lihtsalt keedad pelmeenid, on ju, ja siis praed küüslaugu koos seentega, paned sinna laktoosivaba koort peale hästi natukene ja siis paned pelmeenidele peale seda kastet ja räme hea asi on. Aga sa vist tegid seda mitu päeva järjest? Jah, 2 päeva. Ja nüüd mul on kodus veel mingi 7 paki pelmeene. Milliseid pelmeene sa poest ostad üldse? Või millised seal kavas olid kirjas? Ma ei tea, seal kavas on need enda FitLapi omad, aga need on natuke liiga kallid. Need mingid Uviku omad, vaata. Aga mina kasutan
ehe mingi see, millel on 80% liha, sellel on mingid kergemad pelmeenid nüüd ka äkki kanalihast või ma ei tea, äkki on tavalisest lihast. Meil ei mahu kappi need pakid ära, siis ma lihtsalt rebin need karbid nagu ümbert ära ja viskan need võtavad ja sügavkülvas meeletult ruumi. No meil on siuke mingi 10 cm korda 20 cm külmik, sügav külm ka. Ma arvan, et sa räägid nendest samadest pelmeenidest, siis mida mina armastan, ongi 80% linnuliha. Lennulehe. Mul on hea keelda nagu tegi siuke pehme. Väsimus annab tunda vist. Aga jaa, need on kõige paremad. Ma ei saa neid tavalisi ja kõige odavamad näiteks süüa. Mul lihtsalt kõht ei kannata kuidagi. Need on minu enda jaoks juba natukene liiga taigna maitsega nüüdseks. Tainased. Tainesed. Tailiha on taine, on ju. Ja siis tainased. Sa mõtled nagu tailiha või? Ma mõtlen, sa räägid taignast. Nagu, mõtlen, kui sa ütled taine, siis see on nagu rohkem taine liha ju. Jah. Aga taignane on siis, Taigen. Kui liiga palju taigent on. Tunduks parem. Eesti keele proovida. Taignane. Liiga taignased, nagu ma tunnen juba seda taigent lihtsalt, kuna teised pelmeenid on evolvinud nii palju, et ise ka enam ei võta seda kõige odavamat nagu. Aga väike Rakvere tavaline pelmeen käib ka vahepeal ikka läbi. OG pelmeen. Odrajuhuga minu meelest on ka või need ongi need Fitlapi omad? Need vist ongi Fitlapi omad, jah. Mingid suures kotis olid, ma nägin üks poes, ma ei mäleta, mis see hind oli, aga minu jaoks oli see hind siuke šokeeriv, ma mõtlesin nagu ei. Fitlapi enda asjadel on kahjuks väga, ma ei tea, kas nende enda asjad on, aga kui on Fitlapi see kleps peal, vaata, siis see asi on siis see asi on palju kallim, kui ta võiks. Seesama pilaf, mis me siin sõime, on ju, see on ka pea 5 euri. Tõsiselt või? Mingi 4 midagi. Ma olen Maximast üritanud leida seda, aga ma ei ole näinud seda seal. Prismas nägin. Ja oligi vist mingi 4-15 või midagi. Ehk siis ma oleks lootnud, et ta jääb ikkagist sinna 2-3 vahele. Mu biggest fear on alati, sest et supid, need purgisupid ja asjad, need hakkavad kõik sinna hästi kõrgele juba tikkuma, vaata pea 5 euri mõni juba. Et oleks võinud selle pilafi natuke odavamaks teha, kas või alguses. Aga jah. No ma mõtlen seda, et need purgisupid üldse, ma väga palju neid ei tarbi, aga mu lapsele meeldib seda Borsi oma süüa, värske kaps oma. Et mulle nagu tundub, et isegi Maximas on need purgisupid natukene kallimad kui Selveris olid. Et mul kuidagi nagu on meeles niimoodi, et see oli Anka hinda, ma vaatasin Maximas, siis ma mõtlesin küll, et üle 4 euri, et see on nagu natuke liiga crazy juba. Ma arvan, et Maximas on need asjad nagu kallimad, mida võib-olla ei osteta nii palju. No võib-olla tõesti. Mis ei ole selle poe nagu see, mida nad müüa tahavad. No, neil on olemas need, aga suht pohhu ei vaata. Ja nende enda see ketse Veldan, need on väga head tooted. Neil on nüüd mingi premium see seeria ju. Ma nii tahaks proovida, sest et seal on mingid trüfli asjad, nagu ma jaa. Kui pole nagu Maximasse praegu üldse jõudnud. Ma ainult seal käingi, mu jalg lihtsalt ei tõuse Selverisse enam, ma nagu sellest rääkimata. Ma ei tea jah, mis ma nii kaua tegin. Lihtsalt mingi loll harjumus käia ühes kohas ja mugavasti õigetes kohtades, aga nüüd jah, mul on kodu juures üks see suur Maxima ja siis seal ma käin chillin. Haabersti või? Peaks olema jah. See 3X-iga. See 3X-iga, see suur jah. See mul lemmik Maxima. Kuigi seal on need... Ta ei näe Maxima välja väga, vaata, ta on õnneks enam-vähem okei. Küll jah. Aga seal on vaata need autodele parkimiskohad on ja 2 peredele mõeldud kohta. Ja see on nagu nii harv juhus, kui sinna koha saab. Iga kord, kui ma olen nagu lapsega koos ka veel, siis vaatad, alati koht on kinni. Ja siis üks kord vaatasin ka 2 kohta, need on nagu tunduvalt laiemad on ja 3 autot oli sinna ära pigistanud ennast kuidagi. Ma mõtlesin nagu, kui meeleheitel te olete, et terve park on tegelikult olemas veel on ja. Et jah, mul on kuidagi üks see rida, kus ma alati pargin. Alati leiab koha, nii et jah. Kahjuks on need hinnad meil läinud. Nagu ta on. Ja tulebki ainult käia ja jahtida neid soodukaid. Prisma võib siin reklaami teha küll, et neil on kõige odavamad, aga ega ikka niimoodi ei ole küll, et kõik saad Prismast kätte.
kas trammist praegu niimoodi maa värises või? Sa tundsid või? ei. Täiega, äkki sa liigutasid jalga või? Ei liigutanud või? Ma võbistan. Ma mõtlesin, et kas tramm sõitis nii hullu kiirusega. Vist mitte. Okei. Et see oli minu jalg ikkagi. Sorry. My bad. Räägi siis veel, mis sa vahepeal süüa oled teinud? Üpriski siukseid lihtsaid koduseid asju. Ma olen mingit pokekausseise kodus teinud. Ma kunagi ostsin suure koti neid edamame neid ube. Ja mul oli ka vahepeal neid. Ja siis neid olen pannud sinna salati peale. No tavalise riisiga. Ja ma vahepeal, kui poes on meeles, võtan seda kreeka jogurtit ka ja teen ise sinna mingisuguse salatikastme nagu peale, et maitse need taimed ja asjad ja siis suppe olen teinud igasuguseid. Pelmeene olen igasuguseid või? No jaa. Mul ainuke supp, mida ma viitsin teha, on frikadellisupp, sest et seal on lihtsalt 2 pakki suvist suppisegu, 2 pakki neid eheda frikadelle, samad, mis põhimõtteliselt pelmeenid on. Ja... Need mini-frikadellid. Ma kasutan ka nüüd sama. Need ei jäta rasvakihti supi peale. Ei jäta. Nii palju parem on kohe süüa seda suppi, vaata. On küll. God bless lihtsalt seda ehe. Ma ei tea, kelle oma see on. Ongi eraldi ehe mingi firma või? Ma ei ole niimoodi jälginud. Ma nii detailselt ei vaata. Ma enamasti ikkagi poes vaatan selle hinna järgi ja siis vaatan, kuidas pakend välja. Kui ta on odav ja näeb äge välja, siis ma võtan. Ei nagu disainiga on nähtud nagu vaeva selles suhtes, et ei ole lihtsalt mingi pelmeen. Või see vene tähtedega ka veel pelmeeni. Just täpselt. Et ja ma olen alati kasutan näiteks hapukoort Alma oma, aga Maximas vist ei ole üldse seda või? Ma ei tea, ma kasutan seda Armast, sest see Armas pisikesed pakid on nii odavad, et ma saan mingi 5 pakki võtta nii. Aga ma ei tohi süüa enam hapukoort, sest et hapukoores on nii palju kaloreid. Siis ma lihtsalt panen mingi törtsu hapukoort igal pool peal. Ma nägin su story's seda pilti, ma juba kujutasin su seda pettumust ette, kui sa seda kogust nägid, mis sa tohid tarbida. Aga jah, ma tavaliselt ostan selle pisikese kotti, et lihtsalt igaks juhuks, et kui ma mõtlen mingit suppi või ongi lapsele pelmeene või midagi, on ju, et siis on olemas, aga vahest on ka juhtunud, siis Selveri aegadel on ja siis sa maksad selle üle juuri selle pisikese hapukoore eest ja siis passib sul mingi 3 nädalat seal külmkapis kasutamata, siis on küll nagu mul ei ole seda probleemi, et hapukoor peaks passima kusagil. Nüüd on üks, läheb kohe täna raisku ilmselt, sellepärast, et ma ei tohi süüa enam niimoodi selles koguses hapukoort, nagu ma ennem sõin, siis ma muidu panin ikka niimoodi pool pakki läks ühe toidu peale. Aga jah, hapukoor mul kunagi nagu seisma ei ole jäänud. No järgmine kord, kui mul on probleem, et kuupäev hakkab peale tiksuma, siis ma toon sulle. Ma lihtsalt valan niimoodi. Küll aga tulla muidugi. Endale selle hapukoore suhu. Hapukoor on elu. Aga sa teed hapukoores seda kakao, mingi segu, mingi magustoitu ka või? Kunagi tegin kogu aeg. See oli vist lapsena üks lemmikuid asju. Meil ei olnud kodus väga palju midagi muud, aga meil oli alati hapukoort, sellepärast, et mu isa on täpselt samasugune hapukoore fanatt nagu mina. Ja kakaopulbrit, ma ei tea miks, aga seda oli ka. Ja suhkrut oli nii või naa kõigil kogu aeg. Mis see kakaopulbri nimi oli? See oli siuke kollane pakend, on ja? Ma ei mäleta. Meil oli mingi selline alati kodus, minu meelest oli kollane. Nesquik või? Ma ei tea, kas ta mingi teise nimega ei võinud olla või? Ma isegi mäletan milline kakao. Ei, meil oli see, vaata tead, praegu on need nagu koogi need pakid, vaata, koogipulbrid. Okay. Selle pakendis, selle firma kakaod oli meil, juhusid mu ema küpsetas kogu aeg, aga ma sõin seda kakaod. Sa panid ikka suhkrut ka siis juurde? Jah. Okay. Mul ei olnud vahet, mis kakaos on. Peaasi, et ma saan seda hapukoort kakaoga lihtsalt segada ja veits suhkrut juurde panna. Best mingi dessert ever, nii et kui minna siis tagasi eelmise selle episoodi juurde, kus küsiti lemmikmagustoitu, siis ma ütlen selle. No minul oli see lapsepõlves. See oli nii hyper praegu lihtsalt. See ma unustan ära selle kogu aeg, vaata. Ma pidin ühte porgandikooki mainima, mida mul üks vana klasside rätsepaegadest tegi ja siis ta ütles, et ma ei toonud seda välja, kui ma rääkisin oma lemmik nendest magustoitudest, nii et mulle meeldib su porgandikook. See on väga hea, nii et sa võid seda alati mulle teha.
tekkis nüüd huvi, tahaks isegi proovida, nii et mulle ka palun. Ma loodan, et ta nüüd kuulab seda. Ei solvunud äkki ära, jah. No ega sa minu õunakoogi kohta ka midagi väga ei öelnud. Ma ei tea, ma unustan ära lihtsalt. Ei ole probleemi üldse. Õunakook oli väga hea, ma sain selle ära. Jakobile ei annudki või? Antin ikka. Ma ei mäleta, mis tema reaktsioon oli. Ta sai ka ära. No lihtsalt kook nagu kook ikka, gluteenivaba, mis sa seal toodad siis. Ta ei olnud halb ju. Söödav, aga värskena otse ahjust tulles oli kõige parem. Kõik õunakoogid on alati minu arust paremad, kui nad tulevad ahjust. Ma tahaks proovida teha seda prantsuse õunakooki, mis on see nii-öelda, paned tagurpidi kõigepealt õunaviilud ja asjad ja siis paned selle mögina sinna peale, vaata. Taigna, nii-öelda. Selle biskviidi taigna. Oota, aga kuidas see käib siis? Minu meelest on see, et ma ei ole kunagi teinud, aga ma tahaks teha, nii et ma võib-olla eksin, aga minu meelest on see, et kas paned suhkru või fariinisuhkru sinna põhja. Aga mis asja sees sa teed seda? Küpsetusvormi sees ikka, mis need koogivormid on nagu ümmargused, et küpsetuspaber ka ikka alla, mina isiklikult paneksin. Ja suhkur või fariinisuhkur, ma arvan, fariinikaga võib-olla jääks isegi mõnusam, kellel on mingid võib-olla ägedat, mingid karamellikastet või midagi, või ma arvan, seda ka panna, see on ka põhimõtteliselt suhkur ju. Ja õunaviilud niimoodi setid sinna ringi, keskele ka, ja siis valad selle taigna sinna peale või selle biskviidisegu siis. Ja siis paned ahju ja siis ta peaks seal küpsema. Õunad nagu karamelliseeruvad ära selle suhkru sees ja... See tundub midagi, mida ma tegin ja see ei tulnud välja mul. Ma tegin isegi video, aga ma tegin maasikatega, sellepärast, et Gerda saatis selle mulle, et nemad tegid ja siis ma pidin järgi tegema, et see oli ühe influka kook ja mul samamoodi ei tulnud välja nagu neil. Kui ta seisis päeva, siis ta oli söödav. Mul on siuke tunne, et ma olen nime sassi jäänud, sest et siin ei näe üldse mitte ükski. Siin on prantsuse õunakook, see ei näe siuke välja, Pariisi õunakook, see ei näe ka siuke välja. Ühesõnaga, tagurpidi õunakook. Ma ajasin asja huvitavamaks, kui see tegelikult oli. See ei ole teinud prantsuse oma, sellest tagurpidi õunakook. No, tarte tatin, nii et ilmselt sealt ma eeldasin, et see on mingisugune. Mis asi? Tartu Tallinn või? Tarte peaks olema kook, aga siin on kirjas see kolmas. Ongi Tarte Tatin või? No ilmselt selle nimetuse järgi ma eeldasingi, et on mingi prantsuse õunakook või miskit, et... Mul tunne, et see on natuke valesti kirjutatud. Tarte Tatin niimoodi küll ei saa. Originaalis küll nii ei kirjutatud seda. Ma ei tea, siin on kõik järjest Tarte Tatin ju. Vaata, kõik on järjest. Okei. Nojah, mida mina aga tean. Ühesõnaga, tagurpidi õunakook. Tarte Tatin. Very fancy. If you don't know, now you know. Oi, mul tuli mingi juperdus korra. Tuli juhe siit välja, mul hakkas heli niimoodi kõikuma. Ma ise käisin eile, ostsin Prismast Biscoffi seda. Oled kuulnud Biscoffist või? Ikka. Ma kohe räägime joon vett. Biscoff on siis Inglismaal mingi väga pop teema, on ju. Ostsin Biscoffi küpsised ja ostsin ka Biscoffi selle kreemi. Marukallid asjad ikka Eestis. Inglismaal suht üks odavamaid minu arust. Ja ma tahan teha nagu no bake cake, ehk siis ongi nagu, mis sinna läheb veel cream cheese, kreeka jogurt ja siis lähebki Biscoffi see küpsisepuru, nagu läheb põhja. Ja siis seda kreemi läheb natuke peale ja proteiinipulbrit. Ja siis läheb külmkappi. Ja see nägi nii hea välja nagu. See nägi nii creamy välja, täpselt siuke mingi minu kook, nagu mingi nii palju nagu kreeka, jogurt, cream cheese. Jaa. Nii et can't wait, nagu seda ma tahaks täiega juba teha. No ma tahaks proovida seda siis juba. Ja siis ma pean mitu tükki tegema. Ei võta tükki ära ju. Come on. No eks ma proovin ju. Please. Vaata, millal ma teen. Jäta see nägu meelde, vaata nende kätega ka. Kui sa seda tegema hakkad. No okei. Eks ma proovin siis. Ma kõigepealt proovin lihtsalt ühe valmis teha ja ma vaatan, kas see üldse tuleb välja või see on järjekordne mingi Instagrami skämm, mille õnge ma kogu aeg kukun. Ma tegin vahepeal proteiini
cinnamon-rolle, no üritasin teha välja, need ei tulnud. Nagu see oli, seal videos oli mingi nii ilusti keerab kokku neid best in ever ja siis ma üritan, ma ei saa kurti lahtigi seda sealt kurti laua küljest. Täiesti mingi stiki lihtsalt. Mõttetu, skämmed jälle. Mis asjadega inimesed tegelevad nagu? Mis sa saad sellest, et sa teed inimestel retsepti, mis ei tööta tegelikult? Clickbait. No ma mõtlen siis, kui ma tegin sulle seda kaneelisaia seda vormi sinna sünnipäevaks, see nägi ju ka nii hea välja. Ja mis mind meelitas selle juures olid need, et kaneelirullid olid roosad. Yeah. Aga nagu ma arvan, et miks mul nagu jäigi see tainuseks oligi, et ma arvestasin... Ta oli nagu siuke nätske veits või siuke, esimene katsetus ka elus, aga ma arvan, et taina tegemisel mul ei jahu päris palju puudu, nii et seda pidi poest juurde tooma, siis see taina sai kuidagi seisma sinna, nii et ma arvan, et sealt juba tekkis see error sisse, et ma ei teinud kõike nagu korraga järjest ära. Ja eks ma arvan, mingid tehnilised võtted asjad on ka ikkagi, et ma ei tea, kui äkki sinna meelekööki tuleb kaneelisaiade mingisugune küpsetamise, ma ei tea, kokaklass on ja võt sinna ma läheks kindlasti. Ma arvan, ma teeks tööd vabaks isegi, et sinna minna. Siis me peaks minema vist küll. Seal tuleb mingi sushi oma, ma vaatasin. Aga ma olen nii proff juba sushi. See link on olemas kuskil leitav ka, on ja? Ja, Miele kodulehel. Kas meil on Koka videote all YouTube'is ka kuskil mingisugune link või? Seal ei ole. Ma peaks panema. Äkki võib lisada ja siis on nagu edaspidi lihtsam, et siis saan mina ka lihtsalt üles leida. Ma panen sinna ka lingi, et siis saate kõik sealt vaadata, mis neil tulevad, sest just olid croissandid ja ma vaatasin neid story, siin nägin nii head välja. Ma olin veits nagu jealous, et ma pidin sama päev käima seal koormustestil ja ma olin peale seda nii läbi omadega. No knokisi. Ma ei tea, mis mul toimub täna lihtsalt. 3. kord juba sul läks lihtsalt. Knokisi tegid ka ju, need on need kartuli, need mingisugused ollused. Seal ikka tehakse ju. Veits pricey on, not gonna lie. Sikke 50 litakas. Samas hariv, samas saad süüa ka, nii et... Võib-olla õpin lõpuks süüa tegema. Who knows? Oskad ikka teha ju. Kõik, mis mul välja tuleb joppamise peale. Aga kas paljud siis ei kokkakini või? Inimesed on ikka mingi, mina nüüd teen ilusti ja mina teen nüüd nii. Kõik teen ära. Ma teen nii, ma panen selle siia ja see tuleb välja. Mul ei lähe kunagi midagi halvasti. Minuga ei saaks see kunagi juhtuda. Saved by Kelly. Mis asja? Ühe korra sa ütlesid seda, minuga ei saaks seda kunagi juhtuda. Mina ei mäleta seda. Mida ei mäleta, pole olnud. Kes see helistab niimoodi keset päeva? Äkki see on... Võid edasi rääkida. Ma guugeldan ruttu numbri, ma ei võta vastu neid. Ma mõtlesin, mulle kusjuures tegin eile tööd, üleeile tegin tööd ja helistas võõras number, võtsin vastu, ma üldiselt ka ei võta võõraid numbrid vastu. Ja vene mees midagi hakkas mulle seal rääkima, siis mõtlesin, ma ei räägi vene keelt. Tuut. Ilmselt tahtis jälle midagi pähe määrida või mingi skämm või mingi siuke asi, et ma jah, aga kuna siin arstide vahet käimist asju, siis mõtlesin, et igaks juhuks võtan praegu kõik kõned vastu, mis sisse tulevad pärast ise kätte ka. Mul on see, et ma ootan nagu psühholoogi seda kõne, et mul on aeg leitud, aga samas ma praegu guugeldasin selle numbri ja see esimene vastus on telefoni spämm, ehk siis mul üritatakse midagi pähe päärida. Ma ei võta vastu võõraid numbreid põhimõtteliselt mitte kunagi, nii et kui keegi tahab mul helistada, siis don't. Ühesõnaga, kui ma arvan, et see ei võta tavakõnesigi lihtsalt niisama vastu. Sellepärast ma olen loobunud juba sellest mõttes, sest eelmine kord, mis tahad? Ei, ma kitsin lihtsalt nagu sa ütlesid, ma tulen sinu, tahad siit. Same. Mul oli mingi suu makarone täis. Ma tulin sinu juurde. But why? Tekkis vaba hetk, miks mitte. Siis me ei näinud nii tihedalt ka ju, ei teinud podcastigi siis nii, et... Ei see... Jah, vabandust. Ma olen nii off guard nagu. Esiteks keegi helista mulle, teiseks külla ma ei kutsu mitte kunagi mitte kedagi, vaata ja keegi käi meie juures. Ja siis ta tegi 2 asja korraga. Ma helistab ja ma tulen sinna. Bitch, kuhu sa tuled? Sure, bud. Oota, piip. Jälle tuli ära. Ja, et mingi 3 minutit hiljem see piip tuli. See jõuab hiljem kohale. Mõtteid tuli korraga palju peale. Ja see on autentsed sõnad tulevad ikkagi suust välja. No, vabandust väga, me kõike ropendame. Ja nagu mina olen täiesti rekkamees. Panen nagu
ma nagu sotsiaalmeedias ma ei pane iga teise sõnana mingi piip, onju, aga tegelikult kui minuga niisama rääkida, siis mul tuleb veits seda rekkamehe vaibi. No kui nüüd mõelda, mis on sinu kõige hullem sõna, mis sa siin podcastis oled öelnud? Ma ei tea. Mina olen. Oled või? Ma ei tea. Minu meelest sa tundub nii. Ei no selles suhtes, et minu meelest sa ei ole väga üldse ropendanud, et ma imestan, et isegi minul on üle huulte siin mingisugused sõnad. Kurat ei ole sõna ju. Ja nagu AF näiteks lühendina. Ma ei hakka ütlema rohkem välja. Ma ei saanud arugi. Okay, I'm an old person. Endal on mingi Urban Dictionary kogu aeg mingi olemas on. Täpselt, Urban Dictionary'st on vaata, ma pean selle ka praegu panema. Kirjuta A ja F. As fuck või? Jah. Aps. Ma ei saanud aru. Ma mõtlesin kohe nagu, et kas... Võib-olla. No ühesõnaga, ja nüüd täna tuli see pii ka ära, nii et no pole hullu. Aga meil on podcastid, mille nimi on Bitch. Nii et, või noh, olid vähemalt. Et see, ma arvan, ei ole mingisugune sõna enam. No mis iganes, samas ei tea ju ka, kes ärge kuulavad. lihtsalt lastele seda saatke, palun. Ja no näiteks meie podcast käib ja beebid saavad magada mitu tundi rahulikku und, nii et saime kõik väga armsad tagasi. Võtke palun õppust, pange podcast peale, kuulake ja lapsed magavad. Just, et üldse tegelikult on päris toredaid tagasisidesid tulnud, et kellel meeldib jalutamas käia, kuulata ja et lihtsalt teemegi vabas vormis oma asja, mis pähe tuleb, seda räägime, et keegi, me ju esimest korda esiteks ja teiseks jah. Teist polegi. Teist polegi. Mul oli tegelikult hea mõte, aga mina ei võta ennast nagu tõsiselt selles suhtes, et mis pähe tuleb suust välja ka. No ma olen üpriski nagu kriitiline. Kelly on in her head lihtsalt. No see on minu jaoks täiesti uus kogemus ka selles suhtes, et ma ei ole harjunud sellise tähelepanu, kui ma isegi ei tea täpselt ju, kes kuulavad, mis vanuses need inimesed on. 25–35 on keskmiselt. Aitäh. Vähemalt seda. Ja enamus naised, ma arvan ka. Oi, ma arvan ka. Ma enda mees ei viitsi isegi kuulata. No ma olen paarilt lähedaselt kuulnud, et ikkagi vahepeal kuulavad. Mees soost või? Jah. Et samas nagu tore, aga on ka samas öeldud seda, et noh, see on pigem siuke naistekas. Ja, ma ei aja tagasi. Ja ei, sama, et võib-olla jah, meestel polegi vaja kõike kuulata, mida naised seal kodus teevad. Kuigi mostly on siin ikkagist nagu toidujutud ja kus me nagu sööme ja mida me süüa tahame ja me lähme ja võib-olla jah, kellelgi on tekkinud siis pärast mingisugune hea idee, et ka minna käia proovimas, kuhu võib-olla mitte minna, aga noh, meie soovitused on ka lihtsalt puhtalt meie maitsetelt. Mitte minna sellepärast, et meile ei meeldinud, on võib-olla too extreme nagu. Et nagu kui sa tunned, et see on midagi, mis sulle võib maitseda päriselt nagu mine. No maitsed on erinevad ka, nagu näiteks Friends restoran, kus hiinakat müüakse. Minu jaoks täis saast. Mina olen tellinud. Nagu Chopsticks 2.0. Chopsticks on jamasid. Kunagi oli tegelikult Kadakateel üks drumstick ka. Ma aastaid tagasi tellisin sealt kogu aeg, seal oli nagu nii head toidud. Ja ma ei tea, kas nad vahetasid mingi hetk koka välja ja isegi nagu koostisosi kastmetesse ei pandud õigesti. Ja mulle näiteks meeldib, kui kastmetes on mingi seened ja bambuse võõrsed ja mingid siuksed asjad. Ja ma näiteks nagu, mulle meeldib, kuidas see hammased läbi käib, ühesõnaga mida iganes. Ja siis ära tee neid nägusid. Ma lihtsalt reageerin. No react, okei. Ja kus mul täpselt pole, vahetasid koka ära ja siis bambusvõrseid ei olnud seal sees enam. Ja siuke pettumus, mis mõttes nagu. Ja ma ühe korra isegi kirjutasin ka neile, et nagu täiesti vale toidu nagu just kui saime, kuigi nagu kaste ja kana nagu kõik oli nagu õige. Aga ja siis sain tasuta süüa sealt, aga rohkem pole läinud. Ja siis ma pigem telliksin juba Chopstickist kui nagu sealt, aga
Gingeris pole ammu käinud, nii et peaks vaatama sellega üle. Drumsticksis ma kunagi vist noorena isegi käisin, see on kogu aeg Chilli portaalis olnud, since day one on see Drumsticks olnud, aga nüüd on see Chillis see, et Drumsticksi saad kasutada esmaspäevast kolmapäevani mingi, ma ei tea, 9 mingi 3-ni. Mingi lõunaaeg siis. Täiesti suva, vaata, aeg ei too sulle seda klienti niimoodi. Okei, see on huvitav. Sest et ma eeldan siis, et nädalavahetusel on neil nii palju tööd, et nad ei taha nagu odavamalt müüa või kuigi need tšillipakkused nii palju odavamad ei ole enam. Võib-olla sellel ajal lihtsalt on tööd natukene vähem või midagi, et ma ei kujuta ette, et otsivad ka sinna ajaraami mingisugust. Teed selle pakkumise, tee normaalne. Ma saan aru, et kui laupäev ja pühapäev ei kehti, aga nagu miks ta ei või esmaspäevast reedeni olla? Ta raudselt ongi, ma ei tea valesti vaadanud. No ei tea, ma ei ole praegu üldse väga jälginud seda, ma jahtisin... Sa käid kuumas, 79 €. Come on. Forever. Kiusab mind. Siis, issa, mul oli mõte nüüd läks kaduma. Sa ei tohi mind kiusata. It's distracting me. See on töökius. Selle nimi on töökius. No paha lugu mulle siis. Mind kiusati koolis, ma kiusan kõik teisi, vaata. Mind kiusati ka koolis. Miks sa kiusad teisi siis? See on see õige vastukaja on see, kui sa hakkad nüüd ise kiusama. Ma ei tee teistele seda, mida ma ei taha, mulle tehakse. Mul on see trauma response. Ma teen kõigile seda, mis mulle tehti kunagi. Tegelikult on nali. Mul on nii pohhuid muidu. Kus nüüd neid sõnu tuleb? Ma arvan mulle, et rohud on lõpuks tööle hakanud ja mul lihtsalt savi kõigest. Nüüd ma on chill. Ma pean ka vist minema sinna arsti juurde, vaatab, siis äkki ma saan ka selle imerohu või? Selle mingi rohukese, et kõigest on ükskõik ja ajad juttu. Sul on vaja mingi ATH diagnoosi. Väga võimalik, jah. Isegi täna tegime podcastis, sa vahepeal rääkisid ja ma tundsin lihtsalt, ma olin oma mõtetes juba tähelepanu täiesti kadus ära, siis ma mingi, oota, tule nüüd reaalsusse tagasi, vaata, tee seda. Ei, ma arvan, mingi 2 lauset vist läks kaduma vahepealt, aga mingitel kordadel on veel olnud. Et... Mul on seda suht tihti. Ma lihtsalt ei suuda süveneda ühte asja nii kaua. Siis kui sul tulevad need pikad laused, siis ma vahepeal mingi shut down. Siis on see Windowsi hääl, vaata midagi siukest. Võib-olla leian selle soundi pärast, kui peaks nagu õige soundi panema siin. No pane. Aga jah, ühesõnaga, mis siis veel? No see on meie eelviimane osa siis. Teeme 10 ära. Ma korra mõtlesin, et teeme nüüd 9, aga 10 on siuke ümmargune. Ja, siis on siuke solid case. Et siis on nagu esimene season vähemalt purgis. Nüüd midagi, millega ma hakkan vaikselt juba ära harjuma, saab läbi. Nüüd tuleb uus asi peale, aga noh, tavai hirmudele peab vastu astuma nii, et... Ja, me ikkagist teeme jõulutoidu osa. Selle teeme kindlasti. Aga siis peab vaatama, sest jõulude aeg mul on väga-väga kiired ajad. Et seda me peaks selle vist siin lähinädalate tegelikult ära tegema. Jah, proovime selle aastanumbri sisse veel ära mahutada. Kindlasti. Ja enne jõulu oleks viisakas see panna. Pärast oleme, kui leiame backupiku mütsid, siis passime mingi jaanuaris. Tere! Siis on need vene jõulud ju. Noh, jah. Aga võiks käia ikkagist õige jõuluajal. No, jaanuaris ilmselt ma mingi hetk natuke võtan aja maha ka. Ma lähen minema. Veebruaris? Jaanuaris. 20 jaanuar lähen ära. Juba või? Ja 24 veebruar on tagasi. Okei. No jaanuaris ma tahaks ise ka mingi väikse reisikese kuskile paar päeva vaadata, sest et see aasta möödus niimoodi, et ma ei käinudki peale Läti mitte kusagil. Isegi Soome ei jõudnud. Oh no! Nii, et... Ei käinud Soomes see aasta või? Mingid koolitust. See oli eelmine aasta juba. Oli või? Minu meelest küll, jah. See aasta oli. Arvad või? Jaa. Ei, see ei olnud eelmine aasta. See oli selle aasta numbri sees minu arust. Kevade kanti ei olnud või? Sa tegid mingi koolituse seal? Oli see aasta või? Ma arvan küll. Et sa reisinud küll, jah? Lätis käisid ja Helsingis. Mul jooksis praegu mõte kokku. Ma ei tea, kus ta tatsi tegi. Ma lihtsalt nägin mingid storid sul siis. Aga meil on ju see sinu ripsmeloos ka. Ja. Järgmise osa, ma ei tea, lõpus siis või?
no selles suhtes, et noh, tänaseks midagi väga huvitavat ei tulnud, nii et siis järgmine, noh, nüüd ei ole mõtet ka saata, sest järgmine kord me juba loosime välja. Mina oma peas juba tean, Kellele anda või? kellele anda, Oho. aga siis selle ütleme välja järgmine osa. Sa ütled mulle pärast, kellele sa tahad anda või? Jaa, sulle ma Või pane see kiri favoritesi kaustas. Ja siis ma näen. ma tegelen selle küll. Aga pärast poole, jah. Ja see nosin.eu kood kehtib selle aasta lõpuni, mõjuaine, -20%. Ja meie soovitusel siis ananass oli kõige parem, aga maitsed on jällegi erinevad, kellele meeldivad mais hapukad meeldis asjad. mulle täiega. Mais oli ka nice, aga sa võtsid selle endale. Yeah. sa võtsid vaarikat selle pärast. Sa sõid seda sibulat ju? Panid toidu sisse või? Kusjuures mingite toitude sees ma olen seda kasutanud, kui ma näiteks ei ole viitsinud sibulat tükeldada või midagi või hästi kiiresti tahad süüa teha või söögivalmist saada õigemini, siis ma olen kasutanud ja ta annab siukse hea sibulamaitse ikkagi juurde, nii et kellel on kiire, ta natuke meenutab seda krõbeda sibula, seda maitset, aga kellel on näiteks ka kiire, täpselt samamoodi siis siuke või sa ei viitsi seda Asi kuradi võiks kodus sibulat olla. lõigata, siis ma arvan, et see tundub vibes. ja, et seda saab kasutada küll väga hästi, et tunde järgi lihtsalt paned palju sa arvad, et tahad ja jah. Mulle võib ikka edasi saata mingeid häid retsepte, mida ma võiks teha. Mingid weirdi. Ja meile sinna Koka saatesse ka mingisugune hea retsept oleks tegelikult peale selle, me teame juba, mis me selle jõulutoiduks teeme. Seda ei ole vaja meile see on juba paigas, jah. Aga mingisugune frigi stuff või veidi keerulisem võib-olla, mida me peaks proovima. Äkki keegi tahab meile mingi challenge'i teha näiteks. näiteks. Challenge'id meile saata, mis me peaks seal tegema. Mis iganes midagi toredat ja naljakat ja niimoodi, et võib-olla ma ei keskendu kogu mingi 100%-liselt, sellepärast, et ma olen väga tõsine köögis, mul on lihtsalt see, et ma olen köögis töötanud ja mulle meeldib oma toidu tegemise aega planeerida. Ma mõtlen oma peas läbi kõik kogu järjekorra, millal ma midagi teen, et hoida võimalikult palju aega kokku. Aga see lihtsalt tuleb kuidagi automaatselt ja ma ei ole ju harjunud tegelikult otseselt kööki kunagi nagu jagama, et mulle meeldib ma töllan ees seal. et siis lihtsalt veel rääkida, jutustada, see on nagu täiesti uus asi mu jaoks, et ma arvan, võib-olla kui me oleme ka mingi 9. või 10. osa, et äkki siis ma olen juba sellega ära harjunud, et räägib midagi. et äkki tuleb paar sõna suust osa jälle. ja siis lõpeb ära ja siis tuleb jälle mingi uus projekt, on ju. Praegu üritame nende 2 projekti peale jääda. Aga nii. Siis vist ei olegi midagi rohkem seekord. Tänaseks siis on kõik. Kirjutage ja. Ellake, ei ärge. Mulle võite helistada. Kellil ta võib rääkida. Võõraid numbreid vastu võtta, saada sõnum, ütleb, kuulan podcasti, tahan rääkida. No davai. Kui numbri üles leiate, see on ka hea challenge muidugi. Seda ei ole vist enam nii lihtne leida, ma arvan. Ma ei usu, minu oma ei ole ilmselt kusagil. Aga, davai. Ja. Ciao!